Tervitus! Mina olen Kaido jälle siinpool Motivaatorist ja sa vaatad tunnustava juhtimise videopodcasti episood number 2. Kui sa eelmise nädala episoodi vaatasid, siis sa mäletad, et me rääkisime seal selle joonise valguses ühest olulisest aspektist, millega praktiliselt kõik juhid varem või hiljem kokku puutuvad. Ja see aspekt nimelt oli siis see, et paljud juhid saavad spetsialistist juhiks. Nad on orgaaniliselt kasvanud välja juhtideks organisatsiooni seest, mis tähendab siis seda, et ühel hetkel, kui nad võib-olla organisatsiooni sisenesid, siia tööle tulid, olid nad spetsialistid, mingil hetkel said nad juhtideks ja tegelikult kahjuks paljud juhid jäävad niinimetatud spetsialisti lõksu, mis tähendab siis seda, et kuigi nende töö suund peaks muutuma sel hetkel kaheks, ehk siis protsessidega tuleb edasi tegelda, aga tegelikult vähemalt sama oluline, aga võib-olla isegi olulisem on see, et siia tuleb juurde inimeste mõõde. Kui seda inimeste mõõdet teadlikult juht oma fookusesse ei võta, ta ei hakka oma inimestega tegelema, ta ei hakka nende arenguga tegelema, ta ei hakka nendele teadlikku tähelepanu pöörama, siis tegelikult varem või hiljem võib öelda, et see juht on hädas, sest ta tunneb, et tema meeskonnal on potentsiaali päris palju, aga meeskond ei kasuta seda potentsiaali ära ja tegelikult ühes koos tiimina ei jõuta sinna, kuhu kohta võiks jõuda. Tänase episoodi peamine fookus on sellisel põneval mõistel nagu nimetame selle juhtide kognitiivseks dissonantsiks. Ja ma jõudsin tegelikult selle mõisteni mõned aastad tagasi, kui ma hakkasin meeskondadega koolitustel kokku puutuma ja ma nägin ühte põnevat mustrit, mida ma algul ei osanudki kuidagi enda jaoks lahti mõtestada. Nimelt, paljud juhid tellisid meeskonnakoolituse või motivatsioonikoolituse, aga nad ei teadvustanud selle käigus, et võib-olla nende enda käitumisel on ka mingisugune mõju töötajate motivatsioonile. Ehk siis ta nägi võib-olla ajas, kuidas moodi inimeste sära on silmist kadunud, nad võiksid palju rohkem anda, kui nad reaalselt annavad. Ja juhid arvasid, et probleem on kindlasti töötajates. Et töötajad ei ole võib-olla pointist aru saanud ja seetõttu nad vajavad väikeste motivatsiooni. Aga kui ma grupi järel avastasin, et tihtilugu tegelikult töötajate motivatsioonil ei olnud häda midagi. Nad olid huvitatud sellest tööst, nad olid huvitatud seal tööl käimisest, panustamisest. Isegi nende omavaheline läbisaamine võib-olla meeskonnas oli täiesti okei. Ja tihtilugu lausa juhtus nii, et näiteks telliti koolitus, mille pealkiri oli enese motiveerimise kunst, mille fookus ei olnudki eraldi meeskonnal või juhtimisel ja me saime selle grupi päeva lõpuks väga heasse konditsiooni. Inimesed olid üksteisele lähemal, olid lõbusad, nad mõtlesid koos ühiste väärtuste peale, aga juht oli sellesse protsessi kaasatud. Ja mis juhtus oli see, et see energia kandis kuni esimese koosolekuni. Ehk siis töötajad ise ka omalt poolt lootsid, et võib-olla midagi nagu päriselt nüüd selles osakonnas muutub. Äkki juht ka ise midagi muudab oma käitumuses, oma juhtimisstiilis, oma suhtumises. Aga seda muutust kahjuks ei toimunud. Ja nii oligi, et võib-olla nädal oligi väike muutus toimunud meeskonnas. Aga kuna juht ei olnud muutunud, ta oli võib-olla samamoodi eemal olev, pealiskaudne, tihtilugu ükskõikne, ei tunne huvi, siis tegelikult töötajatel see motivatsioon hakkas kaduma. Ja nähes seda mustrit päris palju, siis Eesti ettevõtetes hakkasin seda lähemalt uurima ja ühe põneva raamatu otsa, mille otsa ma komistasin, oli 1501 viisi oma töötajate, ütleme siis, premeerimiseks. See on põhjalik, siin on üle 500 lehekülje näiteid, praktikaid, päris elu olukordi, kuidas moodi juhid on võtnud teadlikult fookusesse oma meeskonna, oma inimesed ja mis selle tulemusena on toimunud. Siin on lugematu hulk näiteid, kuidas moodi töötajad on reageerinud sellele, kui juhid on selle esimese sammu astunud. Siin on lugematu hulk näiteid, kuidas moodi ühe meeskonna efektiivsus, tulemuslikkus on hüppeliselt kasvanud, kui juht on selle sammu ette võtnud. Aga samuti viidatakse siin ühele sellisele põnevale pudelikaelale, millega paljud juhid hädas on. Ja seal see ei olegi võib-olla niimoodi nimetatud, aga oma koolitustel hakkasin ma seda lihtsalt nimetama nii, et juhtidele seda tähelepanu sellele viidata. Ja nimelt on siin terve hulk huvitavaid uuringuid, mis näitab ja põhjendab, miks paljud juhid näiteks ei viitsi seda sammu teha.
miks nad jäävad siia protsessidesse ja miks nad ei hakka inimestega tegelema. Ja üheks olulisemaks ja huvitavamaks näiteks, mis raamatus toodi, on üks uuring, mis viidi läbi juhtide hulgas, mis näitas näiteks, et umbes 93% juhtidest selles uuringus uskus, et nad on 10% parimate juhtide hulgas. Ja siit tulebki mängu selline mõiste nagu kognitiivne dissonants, mis tähendab seda, et see, mida me ise asjadest arvame, ei pruugi olla üldsegi reaalne või kooskõlas reaalsusega. Ehk siis, kui sa oled juht ja oletame, et sa kuulud selle 93% hulka, kes usub, et nad väga hea juht juba, ta on 10% parimate juhtide hulgas, siis miks ma peaksin arendama ennast? Miks ma peaksin midagi juurde õppima? Miks ma peaksin midagi lugema? Miks ma peaksin enesekriitiline olema, et kas see praktika, mida ma täna juhina viljelen, et kas see õigustab ennast, kas see rahuldab töötajad, kas see on parim praktika? Ei. Kui ma usun, et ma olen valmis juht, ma olen hea juht, sest ma olen võib-olla 15 aastat, võib-olla 25 aastat seda osakonda, seda organisatsiooni juhtinud ja kõik on toiminud. Okei, kõik inimesed ei ole rahul, aga mis siis? Kui sul ei meeldi, palun, vahetame see välja. Meil on järjekord piltlikult öeldes ukse taga. Õnneks paljud juhid tänapäeval enam ei saa seda öelda, et meil on järjekord ukse taga, sest et pigem on täna nagu tööjõupuudus headele töökohtadele. Teine väga põnev uuring, millele siin viidati, näitas seda, et umbes 80% juhtidest arvab, et nende töötajad on nendega väga rahul. Aga samas uuringus ainult 58% töötajatest kinnitasid seda. Ehk siis jällegi enam 20% oli selle kognitiivset dissonantsi. Juht uskus, et töötajad on väga rahul ja temal ei ole nagu, tal ei ole etteheiteid. Aga tegelikult praktiliselt pooled töötajatest selles organisatsioonis või nendes organisatsioonides ei olnud tegelikult juhiga rahul. Ja kui ma tunnen, et ma ei ole juhiga rahul, siis ma tegelikult ei taha pühenduda, ma ei taha vastu anda. Üks uuring näitas, kuidas üle 90% juhtidest uskus, et nende töötajad näevad neid mentorina, eeskujuna. Me kõik teame neid juhte, kes oma tarkuse otsas peavad ennast kõige targemaks. Nad ei tunnista kunagi oma vigu, nad ei tunnista kunagi oma eksimusi. Loomulikult nad ei vabanda mitte kunagi. Nad võib-olla peavad koosolekuid, see kuidas nad räägid, see kuidas nad oma töötajaid juhendavad selliselt mentori positsioonilt, et tule ma räägin sulle, minul on kogemust, mul on teadmised, mina olen juht ja ma räägin sulle, kuidas moodi need asjad on. Aga samas uuringus, kuigi 90% juhtidest uskus, et nende töötajad näevad neid eeskujuna ja mentorina, ainult 40% töötajatest seda kinnitas. Kujutad sa ette? 50% vahe. Enamus töötajaid muidugi itsitas pihku, aga nad ei julge juhile mitte midagi öelda, sest juht ei talu enesekriitikut, ta ei suuda vastu võtta seda, et võib-olla ta ei ole nii ideaalne, nagu ta oma käitumise ja juhtimisstiiliga välja näitab. Üks uuring näitas, kuidas 75% juhtidest väitis, et nad keskenduvad piisavalt töötajate isiklikule arengule, aga ainult 38% töötajatest kinnitas seda. Ehk siis jällegi 75% juhtidest uskus, et okei, ma saan aru, et inimesed tahavad siin areneda ja ma olen loonud need arenguvõimalused, mis tihtilugu tähendab ainult seda, et neil on mingi koolituse eelarve. Aga sellega ka asi piirdub, aga tegelikult töötajad ootavad midagi enamat. Nad ei ootagi võib-olla nii palju karjääri, vaid nad tahavad tunda, et keegi tegelikult hoolitseb selle eest ja keegi mõtleb selle peale, kuidas moodi inimesed selles organisatsioonis õppivad midagi areneda saavad. Aga alla 40% inimestest tegelikult reaalselt tundsid seda. Ja üks väga oluline aspekt, millega paljud organisatsioonid hädas on muidugi töökoormus. Üks uuring näitas, et 60% juhtidest uskus, et nad aitavad töötajatel nende töökoormust vähendada. Aga ainult 25% töötajatest kinnitasid seda fakti. Juht võib-olla küll räägib ja lubab, et me jaotame ressursse ümber, teil tekib vaba aega, te saate rohkem oma perega olla, te saate normaalsel ajal töölt lahkuda, aga inimesed seda ei tundnud. Ja nüüd tulles tagasi jällegi selle juurde, millest ma alustasin, et kui juhid ei võta teadmiseks isegi, kuna nad usuvad, et nad on nii head juhid ja nendel ei ole mitte midagi õppida, mitte midagi enda juures arendada, aga töötajad muudkui näevad, et tegelikult nii palju on tegemata, mis ühe juhi kohustuste hulka kuulub, siis üha enam tegelikult töötajatel hakkab motivatsioon kaduma ja pühendumus oma tööle hakkab langema. Nad teevad täpselt ära nii palju, kui on hädavajalik, mitte nii palju, kui on võimalik. Ja mitte seda sellepärast, et töötajad võib-olla ei tahaks siin töötada, aga nad on kergelt nagu lootust juba kaotamas. Sellepärast, et juhid on nii tugevalt selle pimeda juhi sündroomi all kinni, nendel on reaalsuse ja oma illusioonide vahel nii suur dissonants, nad usuvad, et nad on head juhid, nad tegelevad asjadega, nad pühenduvad oma töötajatele, need juhivad oma inimesi, aga mida töötajad tajuvad, on see, et tegelikult juht jätkuvalt tegeleb ainult protsessidega. Suur aitäh sulle vaatamast ja järgmise nädalani!